Mind kohe kraabib see, kui mängitakse lolli. Olen ennem ka öelnud, et kui sa kogu aeg lolli mängid, siis võib lõpuks niisugune mulje jääda, et oledki loll. Et me küsime lihtsaid arusaadavaid küsimusi, mis on kantud sügavast murest Eesti julgeoleku pärast. Ja siin tuleb kohe alguses ilusti ära rõhutada. Meil on põhimõtteline erinev arusaamine sellest, kas Eesti peaks osalema sõjaliselt Ukraina sõjas ise, oma sõduritega, oma nahaga. EKRE seisukoht on, kordan täiesti üheselt üle, ei, Eesti ei peaks mitte mingil juhul viima oma sõdureid Ukrainasse, viima oma poisse Ukrainasse. Mitte mingil juhul. See ei ole meie sõda selles võtmes. Kas see tähendab, et meie ei toeta Ukrainat? Loomulikult ei tähenda see seda. Me toetame Ukrainat rohkem ja eeskujulikumalt kui peaaegu ükski teine riik maailmas. Toetame rahaliselt, toetame relvade, laskemoonaga, toetame immigratsiooni läbi nendele 10 000 ukrainlastele Eestis elupaika pakkudes. Kõik võimalikel moodusel, rahvusvahelisel areenil diplomaatiliselt toetame. Ja seda toetust me peame ka alati saama arutada, kas see toetus Eesti inimeste arvelt on alati õigustatud või mitte. Kui meil ikkagi riigieelarve on nii lõhki aetud, et 10 maksutõuse on vaja teha, siis minu meelest on täiesti põhjendatud küsida, et kas me oleme hoogu läinud äkki. Kas Reformierakond on äkki valesti hinnanud Eesti inimeste valmisolekut ja suutlikkust hoida meist 40 korda suuremat riiki üleval. See peaks olema võimalik sel teemal arutada. Aga siin ei olegi midagi arutada. Meie siin ütleme täiesti selgelt, Eesti sõdurid ei peaks minema mitte mingil juhul Ukrainasse. Punkt. Seda lubada, selle mõttega mängida, seda arutada. Meie ei arva, et see on õige või hea mõte. Aga see tundub, et ei jõua kohale. Meil räägitakse läbisegi sellest, et me toetame, meil räägitakse sellest, et me oleme mingis tahtekoalitsioonis. Tahtekoalitsioon ei tähenda ju mitte midagi. Euroopa Liit käib ülemkogudel koos iga paari kuu tagant, et arutada, kes mida, kui palju Ukrainasse saadab, tuleb ruumist välja ja ei lepi mitte midagi kokku. Raha ei leita, relvi ei leita, midagi ei leita. Lihtsalt arutatakse, kuidas nüüd mida ja kes süüdi on. Et see tahtekoalitsioon on ju propaganda. Aga jätame selle ka kõik kõrvale. Meil on vaja selgeks teha üks lihtne asi. Et kui me otsustame ise Eesti valitsus, tänane valitsus mängib selle ideega või annab välja mingeid signaale, et ja me oleme valmis, me lausa innukalt oleme valmis. Kui me otsustame ise sõjaliselt liituda sõjaga Ukrainas, et aidata ukrainlastel nii-öelda venelastega sõdida, siis me otsustame ise astuda sõtta Venemaaga. Nüüd, Eesti ei ole sõjas Venemaaga praegu. Ja loodetavasti mitte kunagi ei satu sõtta Venemaaga, aga päris kindlasti mitte ei tohiks ise alustada sõda Venemaaga. Sest et see tähendab Eesti rahvale ja riigile hävingut. Unustame ära need deliirsed röögatused sellest, kuidas me hävitame nad nende enda territooriumil ja kuidas me surume nad põlvili ja kuidas ma ei tea, mis kõik veel. Et see on psühholoogiline nihestumine ja alaväärsuskompleks komplektis mingisuguste ettekujutustega, deliirsete ettekujutustega, millel ei ole reaalsusega mingit pistmist, mis on üdini vastutustundetu oma rahva suhtes. Me ei suru kedagi põlvili, peale Eesti rahva ei ole tänane valitsus kedagi suutnud põlvili suruda vaesuses ja ei hakka ka ja ei pea ka unistama sellest. Me ei pea unistama teiste riikide põlvili surumisest, tükeldamisest ja millest kõigest veel. Et tegeleks oma riigiga. Tegeleks oma riigis turvalisuse, jõukuse edendamisega ja enda kaitsmisega nii palju, et meie vastane rünnak oleks võimalikult, ütleme siis niimoodi, võimalikult palju kahju tekitav ründajale, nii et seda ei hakataks arutama. Aga nagu me eelmises punktis teada saime, me ei ole võimelised isegi droonimüüri või mingit droonivõimekust tekitama varsti, kui 4 aastat sõda täis saab. Kogu selle aja jooksul on Reformierakond valitsuses olnud, õhuruumi me ei kontrolli, me isegi ei näe, mis seal toimub, aga muudkui läheme teisi riike põlvili suruma ja muudkui saadame oma sõdureid kuhugi, ma ei tea, Ukraina väljadele. No ei. Aga valitsusel selle kohta küsid, siis hakatakse lolli mängima. Et valitsus loomulikult tuleb ja küsib Riigikogult ennem luba, aga juba tegelikult kõigil on lubadused välja jagatud. Nii pidi see asi käia ei saa, see on ohtlik Eestile, mida tehakse.